Tere teile kõigile, head sõbrad! Tänases saates läheme uurime, mida saab õppida Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis. Saate teises pooles saame tuttavaks Tallinna kobarmessiga, mis toimub maikuu teisel nädalavahetusel Tallinna lauluväljakul. Olge meiega ja mõnusat vaatamist! Me oleme jõudnud nüüd Viljandimaale Olustverre, sellepärast et väga pika ajalooga Olustvere teenindus- ja maamajanduskool on kutsunud mind endale külla. Lähme vaatame, mida siin täpsemalt õppida saab. Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli praegune direktor on siin ametis olnud juba 30 aastat. Arnold, kas see peab paika, et te olete ka selle sama kooli vilistlane? Jah, nii see tõesti on, et tulin 15-aastase poisina siia õppima ja nii on kuidagi läinud, et siia ma olen jäänud. Et kogu mu elu on siin Olustveres mööda läinud. See on ju iseenesest väga pika ajalooga õppekoht. Ja, kool toodi siia 1920. aasta lõpus, nii et seda mõisat on kool majandanud võib-olla juba rohkem kui tema kunagine omanik Nikolai Fersen. 90ndate algul, kui siis Sofoos laiali läks, oli küsimus, et kuidas edasi ja meie siis otsustasime, et meie võtame siis ka need maad tagasi, mis meil olid 40. aastal ja ka need hooned, kuhu siis 20. aastal kool toodi ja hakkasime siis oma õppetalu arendama. Ja oleme riburadapidi siis suutnud tõesti neid hooneid uuesti kasutusele võtta, käivitada nendes siis sellised töökojad, kus on võimalik ka erinevaid õppekavu õpetada. Viinavabrikus on klaasi- ja keraamikakoda, leivakojas, õieti vanas magasiaidas on meil leivakoda ja käsitöökojad siis erinevates teistes hoonetes, nii et me oleme üritanud nendele majadele uut elu anda ja otsida. Praegu just koolimaja kõrval käib endise aedniku maja ehitus, kuhu tuleb siis meie aianduse õppeklass põllumajandusõpilaste jaoks ja niisugune väikene klaas kasvuhoone selle maja külge. Siis kõige suurem projekt on siis kunagine koolimaja, vana härraste maja, et jah, need on 2 hoonet ja tõesti veel 1 hoone, kuhu peaks tulema siis puidukoda ja restaureerimiskoda vanasse nuumhärgade talli. Kunagi pole hilja õppima hakata, mida te näiteks mulle soovitaksite, mida ma võiksin siia õppima tulla? Absoluutselt kõike neid erialasid, mis meil on ja rohkem kui 2/3 meie õpilastest tegelikult on täiskasvanud õppijad. Osad on käinud läbi ülikoolid, saanud elukooli ja jõudnud meie juurde tagasi ja mõni õpib meil erinevaid õppekavasid, alates siis võib-olla lambakasvatusest, sinna otsa lihatehnoloogia, mesindus on väga populaarne, raamatupidamine, et on ju vaja teada, kuidas majandada. Me räägime nagu toiduketi koolist, kus on siis tooraine tootmisest kuni toiduainete valmistamise ja serveerimiseni koka eriala, aga ka rahvuslik käsitöö, et kuidas kohalikest materjalidest traditsiooniliselt teha asju, mida vanasti on tehtud. Õppetalu juhataja hoolitseb selle eest, et tusinad õppurid ka reaalselt saaksid töö tegemise maitse suhu. Riho, milliseid töid õpetate? No, me õpetame nagu erinevaid töid, et selle põllumajanduse õppetalu selline mõte ongi see, et kui poisid kooli tulevad, et kõigepealt on väike selline teoreetiline alus ja siis kohe tegelikult igapäevaselt tulevad poisid ka tööle, et käivad ka tööpraktikad ja teeme sellist tööharjutusi ja nuusutavad ja järjest lähevad nagu astmelt lähevad siis edasi nagu keerulisema asja peale. Te ütlesite poisid, kas tüdrukuid ei käi siin õppimas? On tüdrukuid ka, et ja kui on kursusel 1-2 tüdrukut, siis on selline väike värv juures, et see on, sest tüdrukut tuleb hoida ja seda on alati nagu poistele öeldakse kaasa ka, et no see on siis tänapäeva mõistes talu, õppetalu, teil on siin 700 hektarit haritavat maad, kas ainult õppurid hoolitsevad sellest? Jah, meil on siis õpilaste nii-öelda juhendajad ja siis on kõik see tegelikult, mis me siin täna toimetame. Lisaks veel põllul on ju suur territoorium, mida vaja hoolda nii sügisel kui kevadel. Mis kõige populaarsemad tööd on, mida noored õppida tahavad siin? No poistele meeldib rooli keerata, see nagu kõige, nende jaoks on see nagu väga tähtis, et saaks võimalikult palju rooli keerata, aga siis, kui läheb nagu tõsisemaks töö tegemiseks, et on vaja prits seadistada või külvik seadistada, kus on väga palju pulte sees, et see eeldab ka tegelikult ikkagi seda, et meil on natukene inglise keele oskust ikkagi, et puldid on tihtipeale inglise keeles, aru saada, mis seal toimub, sest loogikast aru saada,
IT-oskust, millega seotud on põllu peal, nii edasi, et selles mõttes, et see tehnika täna ei ole see enam, et käik sisse ja hakkame vedama, vaid seal on väga palju vaja sellist nupukat mõtlemist, ma ütleksin. Kuhu sellise haridusega edasi minna? Kuhu kohta siin kõige rohkem oodatakse? Tihti küsitakse ikka poisse, et tuleks põllumajandusettevõttesse masinameesteks, aga ega see Olustvere poiss ei pea olema nüüd see masinamees, et ta võib minna ka edasi õppima, ja 60% põllumajandusõpilast lähevad põllumajandusettevõttesse tööle. Nii et leiva saab lauale, vorsti leiva peale ka ja mida te ütlete, Riho, et miks peaks tulema just siia Olustverre õppima seda eriala? Me arvan, et me oleme õpetamise seisukohalt adekvaatsed, et selles mõttes, et viime selle teooria ja praktika nagu kokku. Tihtipeale on see, et võib-olla kui me seda õppetalu nagu poleks, siis me räägiksime, me ei ole usutavad. Et kui me teeme ise seda asja, mida me õpetame, siis me teame, mida me räägime. Mida täpsemalt see toiduaine töötlemine tähendab? Töötlemine ongi siis tooraine vastuvõtmisest kuni siis valmis toodangu realiseerimisest, näiteks lattu või siis otse tarbijale. Et kõik need vaheetapid, mis seal on, kuumutamine, tükeldamine, külmutamine ja viilutamine, see ongi see kogu töötlemine, toiduainete töötlemine, olgu see piima, tootete tootmine või töötlemine, liha, joogid või siis pagari- ja kondiitritooted. Milline kõige populaarsem on praegu õppurite seas, kuhu tahetakse kõige rohkem tulla, mida õppima? Teate, täiskasvanute seas on ikkagi liha ja jook. Koolilaste seas nii ja naa, ütleme nii, et kõik toiduainete töötlemise valdkond võrdselt. Joogiosakonnas saab õppida ju jookide valmistamist ja mida täpsemalt ja kuidas? Saavad kõike teha, alustades mittealkohoolsetest jookidest kuni alkohoolsete jookideni. Ehk siis jällegi, kuna töötlemine hõlmab ennast tooraine vastuvõtmist kuni siis põhimõtteliselt, kui räägime jookidest villimiseni, siis ongi siis oma aianduses nad korjavad marju või siis toorainet, siis töötlevad, kuumutavad, peenestavad ja siis pressivad ja pärast siis vastavalt joogile kas laagerdavad ehk siis fermenteerivad või siis teevad näiteks mittealkohoolseid jooke, lihtsalt villivad ja läheb kasutusse. Piimaosakonnas me saame teha kõiki piimatooteid, alustades siis joogipiimast kuni siis põhimõtteliselt piimapulbrini, ehk siis mis vahepeal seal jääb, näiteks fermenteeritud tooted, jogurtid ja keefirid ja hapukoored, seda saame ka meie teha. Lihaosakond on meil ka hästi varustatud, et saame õpetada ja edukalt õpetame täiskasvanud ja siis koolilapsi, kuidas toimub liharümba lõikamine ja siis kuidas seda liha toorainet väärindada juba vorstiks, singiks, olgu see kuum suitsusing, olgu see suitsuvorst või siis keeduvorst. Eriti head lõhna tuli sealt pagari osakonnast, mida seal õppurid valmistavad? Kõikvõimalikud küpsedised, ütle sa koog, ütle sa saiake, olgu see magus või siis soolane, et tõesti anna retsept, anna tooraine ja õnneks tõesti vahendid võimaldavad meil valmistada kõiki võimalikke küpsedisi. Kokkuõpetust viiakse läbi meie hoone õppeköögist, mis on varustatud ka nii-öelda serveerimisruumiga, kus tulevased lõpetajad õpivad mitte ainult toidu valmistamist, vaid ka toidu serveerimist ja üldist teenindamist. Teadmiste kinnitamiseks meil on oma söökla, kus nad siis käivad praktikal ja loomulikult kinnitavad teadmisi õpilased ka väljaspoolt kooli praktikal olles. Millised võimalused on teie majas ettevõtjatele? Antud õppetööstus võimaldab teostada siis nii teoreetilist tööd meie õpilastele kui ka praktilist tööd, kaasa arvatud õpilastele, kui ka tagada näiteks teenust, näiteks tootearendus nii kodumaistele kui ka välismaa ettevõtetele. Kuna meil on olemas oma laborikompleks, mis koostab siis mikrobioloogia ja siis keemia laborist, siis igat toiduainet me saame ka analüüsida. Selle koostist, selle omadused ja näiteks jogurti näitel. Kuna see on fermenteeritud toote, siis me loomulikult lisame sinna juurtist. Juurtis on bakter ja näiteks mikrobioloogia laboris me saame uurida, millised bakterid need on ja milliste tingimustel nad kasvavad ja õpilased saavad vaadelda neid mikroobe isegi mikroskoobi all, ehk siis näha, kuidas nad ikkagi välja näevad, mida ei ole näha palja silmaga. Miks just teie juurde õppima tulla? Miks see on parim koht? Kuna meie kool tagab
kogu toidu tooteahela, ehk siis põhimõtteliselt farmist kuni lauani, kuna meil on ka kokanduse õpe ja meil on töötlemine, et põhimõtteliselt, et meil saategi õppida, kuidas algusest lõpuni oma tooraineid väärindada, mis on väga hea näiteks farmitel, et kui sul on omad loomad, siis oskad neid põhimõtteliselt algusest lõpuni väärindada, olgu see piimakaagi näiteks. Lehm annab piima, siis sa saad piimast juustu teha ja seda sa saad õppida Olustvere teenindus- ja maamõnduskoolis. Millises vanuses te siia õppima ootate? Ega oodatud on kõik, et vanusepiirangut ei ole tõesti. Pealmine tingimus on ikkagi põhihariduse olemasolu ja vastavalt siis õppekavale näiteks põhiharidusega koolilaps saab ka meie juurest jällegi vastavalt õppekavale kutsekeskharidust. Aga samas võivad tulla ka täiskasvanud ja omandada samaväärselt neid teadmisi ja kaasa arvatud töökoha põhine õpe, kus siis ettevõtted, näiteks toidu töötlemise ettevõtted, juust või piim või siis jook, suunavad meie juurde siis oma töötajaid ja meie siis õpetame neid samaväärselt kui ka päevaseid õppijaid. Teie kool on saanud ju kutseõppekeskuste kvaliteediauhinna tervelt 2 aastal, nii et te teete väga head tööd, jätkake samas vaimus. Igal juhul suur aitäh teile, edu ja loodan, et leiate endale sobiva õppekava Olustvere koolis ja kõigile teistele eestimaalastele tere tulemast õppima Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli Viljandimaal. Tere tulemast tagasi! Nüüd aga läheme uurime, mis saab toimuma maikuu 2. nädalavahetusel Tallinna lauluväljakul, kui saab toimuma suur Tallinna kobarmess. Kohtumiseni 7. ja 8. mail aastal 2022 Tallinna lauluväljakul. Igal aastal Tallinna lauluväljakul toimuval Eesti automessil Sõidame saab tutvuda kõigega, mis sõitmise ja liiklemisega seotud on. Lisaks autode ja muude liikumisvahendite näituse alale on lauluväljaku nõlvale rajatud ka suur proovisõiduala, et tutvuda ja teha just endale meelepärane valik. Eesti automessi ja Tallinna kobarmessi on külastama oodatud igaüks, sissepääs on kõigile tasuta. Tere Marus! Tere, tšau! No nii, käed-jalad juba tööd täis või? Ja, näed, viimane torbik paigas, rada maha märgitud. Väga lahe, vaatan, päris uhke autoga oled siia tulnud. Ja mis siin salata, hübriid, lähme proovime. Eesti inimestel pidi olema autopargi vanus umbes täpselt seal kuskil 12,5 aastat, et samas jällegi kui vaadata, mis tänavatel toimub, et oleks üsna nagu trenditeadlikud, et autod on üsna uued ja päris moodsad ka ikkagi mõned, et samas hea meel, et ollakse ka keskkonnasäästlikud, et kas siin automessil maikuus siis nii-öelda roheautosid ka näidatakse või? Kindlasti. Me saame ju siin mitte ainult näha, aga saab ka automessil erinevate mudelitega koha peal tutvust teha ja loomulikult siin ka prooviraja peal siis seda ka proovida, mida me siin praegu ka teeme. Sa, Margus, oled ju selle automessi Sõidame patrooniks, et oled sa siis nagu koha peal ka olemas ja ametis? Ja ikka. Need messipäevad siin lööme messile kaasa ja kuulame ja vaatame, mida automessil rääkida on. Margus, ma vaatan, et seal juba finišilipp paistab, nii et aitäh rääkimast, aitäh sõitu tegemast. Sain elamuse, sain elada sinu kõrval sõita. Väga mõnus ja kohtume maikuus. Kindlasti, näeme. Toiduliit esitleb, Unilever toetab Eesti toidumess Sööma. Eesti toidumess Sööma sündis Tallinna lauluväljakul 2017. aastal. Sellest ajast alates on Eesti toiduvaldkonna uudistest ja toidutoodetest osa saanud 100 000 messikülastajad. Eesti toidumess Sööma on Tallinna kobarmessi üks 5 teemamessist, kõnetades iga eksponenti ja messikülalist, sest ole sa ettevõtja, autohuviline, aiandussõber, terviseedendaja või abielluja, siis hästi süüa soovivad kõik.
Uut ja olulist toiduinfot on Eestis piisavalt, et üks kord aastas Tallinna Lauluväljakul kokku saada ja näidata kogu maailmale, mida Eesti toiduvaldkonnas teha osatakse. Eesti Toidumessi ja Tallinna Kobarmessi on külastama oodatud igaüks. Sissepääs on kõigile tasuta. Meil on suurepärased toidutootjad, olgu nad siis väikesed pereettevõtted, olgu nad talud, olgu nad suuremad toidutootjad. Kõik nad ju toodavad tegelikult kelle jaoks toiduaineid, meie jaoks. Ja Eestil on veel see eelis, et me toodame lausa rohkem, et me saame ka väga võimsat eksportida ja Eesti toitu võib leida statistika järgi muuseas pea 90 riigist. Aga kes kõige rohkem peaksid Eesti toidu ära sööma? Loomulikult meie kui eestlased. Et mul on äärmiselt soe tunne siin täna olla ja sellepärast peab selliseid üritusi korraldama, toetama, sellepärast, et see tõesti liidab. See liidab meid, me tunneme ennast hästi, me mõtleme, me oskame süüa, me oskame pidutseda ja selles osas ma küll julgustaks, et kõik tuleksid lauluväljakut läbi ja tunneksid ja tunnetaksid seda mõnusat õhkkonda. Järgnevalt ajame juttu aga aiandusmessi korraldajatega ja uurime, kas Vikat on parem kui robotniiduk. No Anneli, tundub, et siin Tallinna Lauluväljakul saab maikuus näha nii luisku kui Vikatit kui robotmuruniidukit. Maikuus tuleb meil siis mai teisel nädalavahetusel on suur kobarmess, mille kobarmessi raames on ka esimest korda siis välja toodud aiandushuvilistele aiandusmess. Ja miks ma täna selle Vikatiga siin olen, ongi nii, et näidata siis, kuhu me oleme välja jõudnud meie esiisade põhitöövahendist kuni siis tänapäeva tehnoloogiani. Meie messi eesmärk ongi tuua siia samma võrratule Lauluväljaku platsile hästi palju erinevaid uuenenud tehnikatooteid, uusi koostööpartnereid, aiasaaduseid, kõik, kes tahavad leida endale aiaplaneerijat, aiakujundajat, ühesõnaga kõik, kes on natukenegi aiandusega seotud, on siia oodatud tõesti kõik need, kellel on natukenegi soovi ja tahet teha oma kodu ilusamaks ja muidugi tänapäeva potipõllumajandus, mis on ju väga levinud kitsates tingimustes, kasvatatakse terrassidel, rõdudel, aknalaudadel, tubades võrratuid tomateid, maasikaid amplites ja seda kõike on võimalik pakkuda ja miks me teeme seda messiraamis? Laatasid on, aga meie messi eesmärk pigem on nagu selles, et tuua ka siia ettevõtted oma uute toodetega ja loomulikult ka väga populaarne tänapäeval on rendiloomad, rendilammas, miks mitte? Rendikanad, kevadel võtad, sügisel viid tagasi, no mis saab paremat olla? Kas kõik mahume ilusasti siia ära ka, sest ma kujutan ette, et uudistajad saab olema hästi palju, ma näen, et sul on siin kindlad plaanid ka juba paika pandud, välja joonistatud, on see valmis? Päris valmis see ei ole. Mis meil siin kindlasti põnevat on see, et on üks suuremaid alasid, mis tuleb aiandusmessi alla ja tulevad siia kõik huvitavad töötoad, tulevad siia koolitused, tulevad sellised programmid ja saab olema ka siinsamas sinu selja taga, selle ilusa tamme all. Saab olema selline tore lava, kus peal siis saavadki kõik oma tootepakkujad tutvustada oma tooteid, rääkida, seletada, mänge läbi viia, mida iganes üks tore mess endast kujutada võib. Eesti tervisemessi Liikuma korraldati esimest korda 2018. aastal Tallinnas Vabaduse väljakul. Alates 2022. aastast on tervisemess Tallinna Lauluväljakul toimuva suure kobarmessi üks 5 teemamessist. Eesti tervisemess Liikuma hõlmab endas uusi teadmisi sportimisvõimalustest ning tutvustab tervisevaldkonna tooteid ja teenuseid. Tervisemess on kogupere sündmus, külastama on oodatud igaüks, sissepääs on kõigile tasuta. Oi, sina siin. Jaa, no tervitus, Lauri. Mida teed siin?
kuule, mõõdame ikkagi sammudega seda, et kas lauluväljak on piisavalt suur jätkuvalt. Saab siin toimuma ju Tervisemees liikuma, mille üks patroonidest ma olen, nii et tahame olla veendunud, et eksponaadid siia ära mahuvad, et siia mahuvad ära loomulikult kõik külastajad. Või mis kohustused sellega sulle kaasnevad? No peale uhke nime mitte midagi. No tegelikult nali. Eks ikka natukene on, et just selline eeskõneleja ise ka persoonina pigem nagu sporti propageerib laiemalt ja mitte ainult võib-olla oma ala, aga spordimees olen ma olnud ju läbi oma sportlaskarjääri erinevatel spordialadel, alustades kõikidest pallimängudest, nii et ja olümpiakomitees samamoodi tegev, olles ka ju spordinädala patroon laiemalt ikkagi seda, et noored tuleksid tegema ja mitte ainult noored, täna ka räägime ju inimese vananemisest ja sellest, et ka just hilisemas eas inimesed võiksid kehaliselt aktiivsed olla, nii et ikkagi liikuma on ka ju messi nimi, nii et see ütleb tegelikult kõik ära, et ja see ei küsi vanust, ütleme nii. Tallinna lauluväljakul on aegade jooksul peetud palju vägevaid pidusid ja siin on toimunud ka Eesti pulmamess. Aastal 2022 on Tallinna Kobarmessi üks teemamessidest esmakordselt toimuv Eesti peomess peole. Lisaks pulmateemadele on peomessile oodatud kõik suurte ja väikeste ürituste korraldamisega seonduvate toodete ja teenuste pakkujad. Alles alustanud ja ka pikalt turul olnud tegijad, nende seas muusikud, ansamblid ja DJ-d, õhtu- ja päevajuhid, tehniliste teenuste pakkujad ja peoruumide rentijad, jookide maaletoojad, cateringid, pulmakorraldajad, floristid ja tordimeistrid, ehk siis kõik need, kes pakuvad midagi olulist ühe meeldejääva suure või väikese peo või ka muu ürituse teoks saamisel. Eesti peomessi, peole ja Tallinna Kobarmessi on külastama oodatud igaüks, sissepääs on kõigile tasuta. Ajal, mil inimeste vaheline suhtlemine toimub üha rohkem internetis ja veebikaubandus areneb jõudsasti, on üha tähtsamad need suured sündmused, kus ettevõtjad suhtlevad vahetult oma klientidega ja saavad neilt head tagasisidet oma toodete ja teenuste arendamiseks. Tallinna Kobarmessi 5 teemamessile mahuvad osalema 100 eksponendid ja Tallinna lauluväljak on valmis 2 messipäeval teenindama 10 000 külastajaid. Nii saavad 5 teemamessi eksponendid üheskoos rohkem kliente ja messi külastajatel on Kobarmessi raames võimalik osa saada 5 põnevast teemamessist ja kultuuriprogrammist, mis tipneb suure emadepäevaga kallile emale. Mu ema, kas tunned? Olen sinuga. Tallinna Kobarmessi teine päev on heategevuslik suur emadepäev kallile emale. 5 teemamessi eksponendid teevad emadele eripakkumisi ja päeva jooksul esinevad emade auks parimad artistid. Igal aastal on suurel emadepäeval uus heategevuslik missioon, millega juhitakse tähelepanu mõnele olulisele probleemile ja kogutakse selle lahendamiseks abivajajatele lisaks tähelepanule ka raha. Suure emadepäeva korraldajad kutsuvad koostööle kõiki, kes selle sisuka ja kauni päeva loomiseks omapoolset panust anda soovivad. Kohtumiseni Tallinna lauluväljakul suurel emadepäeval kallile emale. Kui tasun memme vaeva, tee oma lastel selle anna, su soojuse ja kindla käe, kallis atmas teel. Kohtumiseni 7. ja 8. mail aastal 2022 Tallinna lauluväljakul. Selline saigi tänane Tere tulemast saade. Aitäh, et vaatasite ja järgmise korrani!